põhimõtteliselt siis giide on Eestis atesteeritud väga kaua aega, seda on teinud erinevad organisatsioonid, giidide ühingud, tänasel päeval ka siis on asja üle võtnud erinevad arendusorganisatsioonid, aga siin on üks selline väike selline slaid, mõni on kindlasti seda näinud erinevatel koolitustel, ehk et siis võib-olla atesteerimine, mis on siis selline piirkondlik grupp seltsimehi, kas giidide ühing, tööandja ühendus, turismisektori esindaja, omavalitsuse esindaja, piirkonnatundja, pannakse kokku siis eksamikomisjon, sageli on enne seda võimalik koolitusi saada ja sa saadki siis selle nii-öelda atestatsiooni ja põhiliselt uuritakse, kas sa oskad sisu. Ehk kas sa tead, eks ole, millal see või teine hoone ehitati ja kõik muud jutud sinna juurde ja valdad seda ja ekskursiooni osas siis vaadatakse ka võib-olla seda, kuidas sa seal siis selle külalisega käitud. Ja siis enamasti need atesteerimised, eriti kui on projektipõhised koolitused, siis on need sageli osalejale lausa tasuta või siis paarkümmend eurot. Ja siis sa saad selle atesteeringu ja see võib siis kehtida ainult Eestis ja siin oma piirkonnas nii-öelda sa saad turunduseelise, aga Pärnu atesteeritud giidid näiteks võivad selle paberi ette näidata ka Riia linnas ja siis nad saavad ka seal olla, et meil on siis olemas sellised sõprussidemed. Ja kutse on siis täpselt see sama joru, mida rääkis Mariell, et see on nüüd siis seotud kutsestandardiga, mille omandamist võid sa iseseisvalt teha, ehk siis töömaailmast tulla kutseeksamile või siis omandad sa kutsekoolis selle õppekava alusel ja siis tehakse sulle see eksam ja seda eksamit siis võtab vastu Eesti Giidide Liit ning moodustatud siis komisjon ja looduskiidide puhul on see siis üsna uus nähtus ja üsnagi selline võõristatud teema hetkel ja ka selle pärast kindlasti, et ei tea, kes need seal komisjonis on, et see on niisugune raske teema. Aga siis see on nüüd see, mis eriti kuna see tegemist on kutsekooli õpilastega, siis see kutsestandard ka keskendub ikkagi sellele klienditeeninduse oskustele, et sa suudad riskianalüüsi teha, paned marsruudi kokku, saad erinevate kultuuride inimestega hakkama täpselt nii, nagu oli see sama retkejuht. Aga vahe on siis selles, et kutseeksamil maksad sa oluliselt rohkem selleks, et sa saad siis selle kutsetunnistuse, mis kehtib siis Euroopa Liidus väga paljudel juhtudel, näiteks me oleme andnud välja kutsetunnistused inimestele, kes tahavad minna Tenerifele giidideks ja selleks, et sa üldse saaksid seal kohaliku või Egiptuses või kus iganes, et sa üldse saaksid sinna kohaliku giidi koolitusele, et sind üldse uksest sisse lastakse, peab sul olema see Eesti riigis väljastatud kutsetunnistus, et sind võib inimeste kätte lasta või inimesi sulle anda. Ja seal ei ole oluline, eks ole, et kas sa tead, millal Jakobson elas või siis ei elanud ja nii edasi, et seal on vaja see, et sa ikkagi inimestega oskad ringi käia. Ja see kutse siis samamoodi kehtib ja seda on võimalik siis taastõendada ja põhimõtteliselt see atesteerimine, et kindlasti olete kokku puutunud erinevates Eesti piirkondades, siis on tehtud neid koolitusi erinevatel aegadel ja plaanitakse nüüd jälle uuel liiderprogrammperioodil ja Euroopa Liidu programmperioodil teha selliseid asju, kui meie Pärnumaal tahame uued koolitused jälle teha. Ja siis siin on näiteid, et selliseid, et kus ja mismoodi see atesteerimine on siis käinud ja see on nagu giidide maailmas olnud selline rohkem arusaadav tegevus, sest tegelikult on vaja ju, et inimene oleks kompetentne ja tunneks sisu. Tänasel päeval seoses selle sama ohutuse ja kõige muuga on ka tulnud juurde sinna siis need klienditeeninduse kompetentsid ja igasugused muud asjad, mis võib-olla vanasti ja siiamaani Jüri Kuuskemaa räägib ikka seal Tallinna vanalinnas nii, kuidas tahab, käib selge ees või kõht ees või pea peal, eks ole, ja kõik välja müüdud, et ka giid kui isiksus, sa võid endale selliseid asju lubada. Ja üldiselt see kutsekvalifikatsiooniga giid ongi natukene selline uudisasi, mis tuli sinna atesteerimisele juurde ja nagu ma ütlesin, looduskiidinduses ei ole see nagu üldse mingi selline väga seeditav teema veel, aga looduskiidi kutset ju kutsekoolides antakse Tartumaa,
kutsehariduskeskuses, Haapsalus loodusgiidi kutse, Kuressaare ametikoolis ja need on ju väga kaua on juba need õppekavad toiminud ja ma arvan, et siingi on mõni, kes on nendel õppekavadel õppinud ja saanud loodusgiidi kutse. Ja siis Eesti Giidide Liit on siis, võtab ka töömaailmast vastu avaldusi ja on siis võimalik samamoodi, antakse sulle ülesanne, koostad marsruudi, vestled komisjoniga ja siis teed selle näidistiiru endale sobival ajal. Siin 2 kodanikku on pending, eks ole, kes ei ole kuidagi saanud meile esitleda oma neid, et millal siis see matt tuleb. Ja kui me räägime siin loodusest, siis tegelikult ongi erinevad definitsioonid, siis, mis puudutavad neid giidide organisatsioone. Ega seal loodusgiidi definitsiooni eraldi otseselt määratud ei ole tänases, et nad on ikkagi sellise kultuuri ja linnakeskkonnale põhiliselt orienteeritud. Ja eestlased ütlevad ka pigem see loodusgiid, aga tegelikult mõeldakse matkajuhti sisu poolest. Ja siis need, lihtsalt siin mõned asjad standarditest ja neid saab järgi vaadata. Aga muus maailmas nähakse asja ikkagi nii nagu võiks, et loodusgiid on isik, kes viib objektile, juhendab, eks ole, et ma ise võib-olla ühtegi liblikat ei tunne, aga ma lähen liblikavaatlejate grupiga, ma tean täpselt, kust neid putukaid otsida ja kõik on turvaline ja hästi. Ja see, kes siis nagu tegelikult see jutuvestja on, et seda võib-olla, keda meie kutsume loodusgiidiks, et see siis võib-olla muus maailmas on terminoloogias pigem selline looduse interpreteerija. Ja vahe võib-olla siis nendel kutsestandarditel selline hästi jäme on siin kõige alumisel real, ehk et kui sa tahad olla loodusgiid, siis see on väga turvaline, püsid rajal minusugustele ja kui sa tahad olla aktiivtegevuste instruktor ehk retkejuht, siis võtad sa hoopis teised riskid ja vastutuse, sul peab olema hoopis rohkem võhma vastupidavust ja uskusi. Ja siis oled sa nii-öelda see retkejuht ja lähed siis, astud rajalt välja. Et mina ei ole kindel, et võib-olla ma selle kutse saaksin, aga ma ei tahaks kunagi minna inimestega võtta seda vastutust, et ma peaksin neid sealt kuskilt ükshaaval hakkama välja õgitsema ja kõike seda turvalisust tagama. Et ma pigem püsin rajal igaks juhuks, kuigi ise ma sohuupumist väga ei karda. Nii et see oli minu väga lühikene lugu siis sellest, et läksime minutit üle, ma ütlen, me tegime 15 minutit tagasi. Nii, jah.